nendele, kes ei saanud osaleda, tuleb salvestus. Ja tere! Aitäh, et sa valid pühendada aega oluliste teemade jaoks, nagu seda on minu arvates raha ja ka näiteks tervis. Ma ise täna olen pool raamatut lugenud gerontoloogiast ehk siis vananemisest. Ja ma ütlen, see on väga-väga sarnane teema nagu rahaga, et tuleb võimalikult vara ohjad enda kätte võtta. Ja kirjutasin raamatu Sõltumatu naine, 5 sammu rahalise vabaduseni. Ja see on minu enda 3-aastasest või 2-aastasest teekonnast. Ja ma olen seal kirjutanud naistele millegipärast just võib-olla sellepärast, et ma ise olen naine ja võib-olla sellepärast, et pool raamatut oligi sellest, et üldse miks investeerida, miks üldse mõelda oma raha peale. Ja siis teine pool sellest, et kuidas ja see on vürtsitatud ka mu enda mõtetega. Webinari ajal saab ka loosis võita seda raamatut. Nii et ma loodan, soovin sulle head loosiõnne. Ja webinari pealkiri on kuidas saada uue ajastu jõukaks. Ja mis see uus ajastu on? Ma käisin just praegu metsas jalutamas, nagu ma palju käin ja siin ma oma mõtteid selitan ja ka asju kirjutan ka jooksu pealt telefoni ja kõndisin paljajalu ja no see ongi uus ajastu, et ma saan töö kellaajal jalutada. Ja see on see, et 8-5 mustrisse me inimesed ei mahu enam nii hästi ja me saime ka seda viiruse ajal proovida, et tööandjad said kogemuse, et ei peagi olema nagu kupjad niimoodi nuudiga kõrval ja lootma, et inimene tööd teeb, vaid inimene teeb tööd siis, kui töö on talle huvitav ja seal ei ole üldse küsimust, ei ole vaja seda kontrollida. Ja töövõtjad said selle kogemuse, et tegelikult on täitsa mõnus natukene vähem aega ummikutes istuda ja mulle tundubki, et uue ajastu inimene ei mahu sellistesse etteantud struktuuridesse nii hästi. Ja kui meid nagu koolides ette valmistatakse sisuliselt tehasetöölisteks, mis tähendab, et me oleksime hästi asendatavad teineteisega, siis minu arvates just selline unikaalsus tuleb tasapisi üha enam. Ja ma ei ole mingisugune nagu ennustaja, aga ma arvan, et ma olen lihtsalt vaadanud noori inimesi, kes ongi sellised, nad ei lase ennast mustritesse panna. Ja muidugi on siin ka sellist nagu vastutusest kõrvale hiilimist, on sellist, et ei taheta pühenduda, enam ei ole moes eluaeg ühel ja samal töökohal töötada ühes ja samas firmas või ministeeriumis, mis vanasti või ma ei tea, 70-ndatel oli väga tavaline ja kui ma 2000-ndatel aastatel nagu alguses töötasin ka Brüsselis näiteks või Saksamaal, siis seal oli inimeste jaoks väga ootuspärane, et kui nad on ühe korra selle töökoha seal ministeeriumis saanud, siis nad jäävad sellele ametikohale või siis kuskil riigifirmas. Et selliseid ootusi meil enam ei ole, sest et me teame, et me peame nagu kogu aeg õppima, kogu aeg arenema ja mitte peame, vaid me tahame. Nagu see tuleb seestpoolt see pidamise tunne, et ma peaks, ma tahaks. Ja mis veel on uue ajastu jõukas. Jah, ta ei tee neid asju, mis on igavad või need, mis on talle igavad, et ta tunnetab, mis on tegelikult see, mis huvi pakub ja see on nagu selline nagu radar või sellised tundled, mis tekivad, et sa hakkadki ainult selliseid valikuid tegema, mis meeldivad südamele. Ja miks ma selle vanadusest raamatu ka siia tõin? Lihtsalt kuna seda ma olen viimased 3 ööd lugenud ja täna. Et üks väljend seal on või üks selline näitaja on tervena elatud aastad. Ehk siis, kui me oleme nagu vana ajastu inimesed, siis me ootame seda pensionipõlve, et siis seal hakata seda elu nautima. Aga mis see teine mõiste oligi? Ühesõnaga väga lähedane mõiste sellele tervena elatud aastatele, ehk siis nagu põhimõtteliselt ilma toimetuleku raskusteta elamine. Selle keskmine vanus Eestis meestel on 53 ja naistel on 57. Ehk siis nagu sellest vanusest keskmiselt tuleb mingisuguseid tervisest tulenevaid raskusi, mis tõttu sa ei saa tegelikult oma elu sellises mahus nautida, nagu sa võib-olla 20-ndates lootsid, et kui ma pensionile jään, siis. Ja sellepärast see uue ajastu jõukas püüabki elada nagu etteruttavalt ära öeldes nagu väikeste kuludega, aga samal ajal
nagu mitte edasi lükates oma elu, et noh, et siis kunagi, kui ma jään pensioni, siis võib-olla, vaid nagu kohe hakatakse elu nautima või nagu oma elus osalema või oma elu elama. Sest et see on lihtsalt nii palju rohkem rõõmu toov ja kui meil on vähem stressi ja rohkem rõõmu, siis me olemegi tegelikult tervemad ja ka vähem sellised hädade magnetid. Mis võib juhtuda, kui sa lihtsalt teed midagi, mis sulle üldse ei sobi ja sellises formaadis, mis sulle üldse ei sobi, võib saada ka selliseks nagu õnnetuste magnetiks. Ja seda me ei soovi. See ei ole siis uue ajastu jõukas. Ehk siis räägin sellest uue ajastu jõukusest, siis räägin, mitu mul siia sai, põhimõtteliselt 5 lihtsat sammu, kuidas oma rahaasjad korda saada ja 3 põhjust, miks investeerida ja 1 põhjus, miks mitte investeerida. Ja vahepeale pikin veel mingeid mõtteid, näiteks tuleb siin jõukuse valem, millest me alustamegi. Ja mis see jõukus siis on? Seda arvutatakse välja ja igaüks saab selle endale ise välja arvutada niimoodi, et kui sa tead, mis on su kuukulutused, oletame näiteks, ja seal on kõik kulud siis kokku kaasa arvatud laenud ja kõik sellised rahalised kohustused, mis sul iga kuu on. Ja kui need on näiteks, võtame arvutuste lihtsuse mõttes 1000 eurot kuus sellise ümmarguse numbri. Kuukulud on sul ühest küljest ja teisest küljest arvutad kokku kõik raha, mis sul on, kõik säästud, mis sul on, kõik varad, mis sul on ja varade hindamine. Muidugi see on eraldi terve teadus ja on inimesed, kes tegelevad näiteks kinnisvara hindamisega elukutseliselt ja võib-olla 20 aastat järjest vähemalt. Aga ütleme jämedalt sa umbes võib-olla tead, kui palju su kinnisvara väärt on ja kui sul on laen, siis sa võtad selle laenu jäägi ja lahutad kinnisvara väärtusest, oletatavast turuväärtusest, enam-vähem realistlikust, pigem konservatiivsest numbrist, siis näiteks selle laenu jääkväärtuse, et kui palju sul laenu on veel maksta ja see kõik see ülejäänu on tegelikult sinu vara. Ja ehk siis liidad kokku nagu kõik, kui sul on mingeid hoiuseid, kui sul on mingeid aktsiaid, kui sul on sularaha sukas ääres, kui sul on kontol sularaha, kui sul on siis kinnisvara ja isegi kui laenuga, et siis kindlasti on see, mingi osa on ju sinu oma, et arvutad selle välja. Ja pensionisammastest ka, mina liidan nagu kõik kokku 2. ja 3. sammas, võib-olla oleks ausam ainult 3. sammas panna, mingis mõttes 2. sammas ei ole meile praegu kättesaadav ja see on ainult seadusega, kui see antakse meile kättesaadavaks, siis on kättesaadav, aga muidu seda võib-olla niimoodi ma ei arvestaks sinna sisse või arvestaks kuidagi lisareana. Ehk siis kuukulud ja kõik sinu varad. Oletame, et varasid sai 10 000. Ma loodan, et sai rohkem, kuna siin on ka kinnisvara sees, aga arvutuste lihtsuse mõttes. Ja Eestis on väga palju neid, kellel on ainult 100, nagu tuleb siia varade poole peale. 10 000 jagad 1000-ga ja saad 10 vastuseks. Ja see on siis mitu kuud sa jõukas oled. Nagu 10 kuud on siis sul jõukust. Ja niimoodi saad arvutada välja oma jõukuse. Ja ma olen õppinud Tehnikaülikoolis majandust ja olen õppinud ka Saksamaal 2 aastat magistrantuuris sedasama. Siis ma armastan numbreid ka mingil määral. Mitte ülemäära, kui ma terve päeva pidin näiteks Austraalias töötades Exceli tabeliga töötama, siis ma tundsin, et minutid läksid nii aeglaselt ja ainus, mis mind seal päästis, oli see, et Austraalias oli tööaeg, ma mäletan siiani, kuigi aega on kõvasti mööda läinud, mingi 13 aastat. Tööaeg oli 7 tundi ja 21 minutit päevas. Et see mind päästis toona sellest, et ma olin väga rusutud sellest, et see töö mulle üldse ei sobinud, Exceli töö. Aga mingil määral ma numbreid armastan. Ja kui nüüd võtta see sama valem ja seal olid siis varad ja seal olid siis need varad ja kuukulutused. Järelikult, kui sul on varasid rohkem, tuleb see number, lõpuks see jõukuse number kuudes parem. Kui sul on kulud väiksemad, tuleb samamoodi see jõukuse number parem. Ehk siis see trikk seisneb kõige rohkem selles, et loomulikult see elu jooksul püüad seda vara kasvatada, aga ja lõpus jõuame selleni, et miks või lühidalt öeldeseks pensioni jaoks on ju. Aga need väiksed kulud on hästi olulised. Ja seda muidugi kõik teavad ja Eestis kõik elavad juba hästi kokkuhoidlikult ja see on selline
koonerdamine käib ja sihuke säästlikkus käib kogu aeg asja juurde juba põlvest põlve. Ja kui ma tegin küsitluse seda raamatut kirjutades ja 1500 naist vastas, siis küsisin, et kes on teie rahamaailmas teie eeskujud. Just siis naiseeskujud ja ma küsisin tegelikult avaliku elu tegelaste kohta. Ja no nii nagu tervise kohta, nii me ka raha kohta tegelikult ei tea, kuidas kellelgi läheb, sest et üks asi on see, mis välja paistab, no näiteks ka tervise puhul, aga sa ei tea, kes võtab milliseid antidepressante või milliseid unerohtusid või kui kimpust on seedimisega, kuigi ta võib väljast paista väga terve ja tore ja rõõmsameelne, siis see on ainult mask ja rahaliselt me saame samamoodi endale maski tekitada. Ja seda siis lihtsalt näidates oma autoga näiteks, kuidas meil läheb. Aga see, keegi ei tea, et kelle auto see oli, kui palju seal liisingut on, kui palju seal on nagu lihtsalt võimalust olnud välja osta see auto. Ehk siis see on nagu ainult üks külg ja nüüd ma läks mõtteniit natukene kaduma. Et kohe jõuan sinna. Ja, et kulud peavad väikesemad olema ja see näitabki lõpuks seda jõukust sinu enda jaoks. Ja ma ei mõtle selliseid nagu, või see uue ajastu jõuka nagu üks aspekt minu jaoks ongi see, et uue ajastu jõukale inimesele ei ole vaja staatuse sümboleid või seda sama autot või sellist välist maski või mitte midagi suurt ega läikivat. Ja see ongi nagu minu jaoks üks hästi-hästi oluline nüanss ja sinna võib-olla lähme natuke sügavamalt sisse ka sellepärast, et ma ütlesin, et see säästlikkus on meile hästi-hästi omane. Ja nüüd ma jõudsin tagasi sinna, kus ma niidi otsa kaotasin, et naised ei osanud eriti peaaegu kedagi märkida sinna, kus ma küsisin, et kes on siis see nagu rahaliselt edukas naine, kelle järgi joonduda. Ja paljud märkisid sinna emad ja vanaemad, mis on hästi armas ja ka kokkuhoidlik tuleb osata olla ja tihtipeale emadelt ja vanaemadelt see tarkus just tuleb, aga see on ainult asja üks külg. Ja ma jõuan sinna veel, et kuidas see uue ajastu jõukas, siis mismoodi tema on kokkuhoidlik. No teine pool sellest on siis nagu varade kasvatamise pool ja siis ka sissetulekute kasvatamise pool. Ja selles oleme me naistena natuke maas meestest ja see lihtsalt vist oleneb enda väärtustamisest, sest personalijuhid on ju naised. Ja siis ma küsisin oma tuttavate personalijuhtide käest, et mis te arvate, kus see juhtub, et mehed saavad samal ametikohal kõrgemat palka? Ja nad ütlesid, et see juhtub seal tööintervjuu ajal, sellepärast, et kui naiselt küsitakse, et mis siis sinu nagu palgaootus on, siis me lihtsalt ütleme väiksema numbri kui mehed. Et see on selline nagu eneseväärtustamise ja eneseusaldamise teema hästi palju. Ja siuke triki koht. Ja mulle tundub, et praegu on võib-olla mina hakkasin vabakutseliseks 13 aastat tagasi, natuke enne eelmist majanduskriisi. Ja siis ei olnud Facebooki, ma ei tea, tõenäoliselt ta oli, aga ta ei olnud midagi märkimisväärset, midagi, mida keegi teaks ja väga kasutaks niimoodi või nagu äris seda ei kasutatud. Ja siis ei olnud Instagrami ja ei olnud nii lihtne paljusid asju teha tegelikult. Ja mingeid asju tõenäoliselt oli lihtsam teha. Aga mulle tundub, et praegusel ajastul on see pigem lihtne, et kasutada internetti nii oma väärtuse tõstmiseks ehk siis igasuguste kursuste võtmiseks ja enda arendamiseks, kui ka siis turundamiseks, müümiseks, näiteks veebipoed või kõik võimalused, mida internet pakub ja see on siis seal tulude poole peal. Ma vaatan, chatis on ka mõned küsimused. Ja jõuan küsimusteni siis ka.
Aga see jõukas võiks ju olla see, kes on finantsiliselt vaba ja mis see finantsvabadus tähendab? See tähendab seda, et su passiivne sissetulek katab su kulutused ja seal on erinevad tasemed. Et kõigepealt saad see passiivsest sissetulekust näiteks, nagu ma mainisin, võib-olla sa leiad internetis mingi viisi, kuidas raha teenida või siis investeerimise, millest me ka siin räägime natuke. Aga see on kindlasti üks viis passiivset sissetulekut teenida. Ja seetõttu võib-olla, kui see summa ei ole alguses nii suur, mida sa investeerid, siis see passiivne sissetulek on väike, aga tegelikult isegi sellest 2 eurost või sellest 85 eurost on nagu nii suur rõõm, kui ta on nagu esimene summa, mis sa saad passiivselt reaalselt. Ja esimene tase finantsvabadusel, kas nüüd just vabadusel, aga ütleme esimene samm finantsvabaduse poole ongi see, et sul on nagu mingid kulud kaetud sellest passiivsest sissetulekust. Järgmine tase, teine tase on see, kui sul on kaetud sellised möödapääsmatud püsikulud, nagu su korteriüür või sellised, mis sul iga kuu on telefoniarve ja internetiarve ja sellised. Kui sul on need kaetud, siis on nagu selline nagu. Ja siis on järgmine tase finantsvabadusel, kus sul on kaetud kõik kulud. Sellised nagu mitte veel nagu luksuskulud või sa ei viska nagu tuulde raha 2 suunas, aga nagu selline põhimõtteliselt su sellised keskmised kulud on kaetud. Ja järgmine tase finantsvabaduses ongi see, kus sul jääb raha üle ka näiteks reisimiseks, näiteks õppimiseks, näiteks heategevuseks, milleks iganes sa soovid või siis lihtsalt pausi võtmiseks. Ja minu meelest see ongi natukene vähem võib-olla nagu raha küsimus otseselt, kuigi siin on chatis on ka küsimus, et ja see ei olnud tegelikult selle kohta, et ongi, mõnikord on keeruline või ütleme jah, siin küsimus oli läbipõlemise kohta. Mul ei olnud tegelikult sel ajal peaaegu üldse sissetulekut mingi 3 aastat tagasi ja see oli lihtsalt minu valikute pärast, et ma tahtsin panustada oma ettevõtlusse ja esimesel ettevõtluse aastal või ka esimesel 5 aastal see ei pruugi üldse mingit sissetulekut saada ja see on täiesti okei ja see on sellesse valemisse sisse kirjutatud. See lihtsalt käib niimoodi, kui sul läheb paremini, siis see on nagu väga-väga tore. Ja mul ei olnud sissetulekut, aga ma tundsin huvi kõigi nende teemade vastu ja tahtsin teada, kuidas saada siia, kus ma praegu saan nagu rahulikumalt hingata, isegi COVIDiga, isegi sellega, kui mu laps on lasteaiast kodune ja ei ole enam nõus lasteaeda minema, mis tähendab, et mul on tööaeg kuskil paar tundi päevas ja ma ei ole nagu sunnitud teda viima lasteaeda sellepärast lihtsalt, et meil ei ole muud võimalust, meil on õnneks see võimalus. Ehk siis see on võimalik tekitada ka sellest kohast, kus sa oled nagu 0 punktis, aga ütleme, mul olid säästud ja mul oli korter. Et see on natukene erinev kui see, kui sul ei ole nagu mitte midagi nendest. Et siis on nagu pikem tee lihtsalt. Aga minu meelest, ja ma panin pealkirjaks sõltumatu naine, et see sõltumatus hakkabki sellest hetkest, kui sa otsustad, et ma tahan olla sõltumatu nagu oma tööandjast või mitte täielikult, sest me ei taha ka lihtsalt kodus istuda. Mina tahan kodus istuda, aga ütleme, see ei ole nagu see nagu eesmärk otseselt, et jalad seinale panna. Et pigem, ja praegu mul on vähe töötunde, aga siis toona oli mul 70 tundi nädalas tasuta töötunde. Ja minu meelest on hästi oluline mitte niivõrd see rahaline teema seal juures, kuivõrd need uskumused, mida me usume enda kohta ja maailma kohta. Ja näiteks praegu ma märkasin, ma polnud ühte sõpra näinud umbes pool aastat ja siis rääkisime ja ta küsis, et kuidas mul läheb ja midagi selle ümber ja ma ütlesin ja ma märkasin, et ma ei öelnud, et mul on jube vähe aega, mida mul on praegu jube vähe päriselt. Siis ma ütlesin talle, et mul on liiga palju ideid või mul on hästi palju ideid
ja ma ei plaaninud seda switchi oma ajus või sellist vahetust teha, või oma mõtlemises, et ma nüüd ütlen talle niimoodi või ma püüan vältida seda sõna, et mul ei ole aega. Et pigem see ongi kuidagi iseenesest juhtunud, et ma ei ole seal puuduse koha peal, et mul on puudu aega, vaid ma kuidagi nägingi iseenesest seda nii, et mul on aega või mul on ideid üle. Ja seda öeldes ma lihtsalt märkasin, et et mul on mingisugune muutus siin mõtlemises käinud, et ma valisin lihtsalt teise nüansi öelda sellest samast olukorrast tegelikult. Ja ma arvan, et ka rahaga on see hästi oluline ja mitte nagu pea liiva alla peitmine, aga lihtsalt ka see, et mida sa sõnadega lood, et kui sa kogu aeg ütled, et ei ole ja nii vähe ja siis seda nagu kuidagi ongi või see võib kordusesse minna nagu see. Aga jah, et siis lihtsalt jälgi, mida sa ütled endale raha kohta, aga ka aja kohta või armastuse kohta või kõige kohta nagu ilma kohta, sest natuke vähe on sooja ilma, on ju. Et lihtsalt, aga nii palju mustikaid näiteks. Et selles mõttes see on lihtsalt vaatenurga erinevus või kui on palju sääski ja neid kipume kiruma, siis tegelikult sääsed olevat ainsad, kes suudavad mustikaid tolmeldada, sest mustikatel on sellised õied. Ja selles mõttes, kui on nagu palju sääski, siis rõõmusta, et on palju mustikaid. Et selles mõttes nagu selliseid mõtlemise mänge ma teen oma peas ja nagu mingis osas otsustan, et ma päriselt suhtungi nii ja siis, kui ma piisavalt kaua olen niimoodi mõelnud omaette, siis see hakkab ka sõnadesse tulema ja see hakkab ka maailma nagu manifesteeruma või hakkabki nii minema, nagu ma tahan. Ja endasse peab uskuma oma väärtusse ja see oligi see, et seal tööintervjuul, no ma ei tea, COVID-i ajal, eks praegu, kellel on töö, siis nagu see on väga hea, sest et investeerimiseks ei ole paremat viisi kui regulaarne sissetulek ehk siis palgatöö. Oleneb palgatööst, seal on erinevad astmed. Mulle üks naine kirjutas, kes on koristaja abi, ongi raskem seal kohas nagu olla. Aga see on ikkagi hästi palju eneseväärtustamine ka või siis ka enda väärtuse tõstmine, et siis tuleb mingi koolitus võib-olla juurde võtta ja ennast arendada ja kui praegusel ajal näiteks ei ole parim aeg töökohta vahetada, siis mingi hetk ennast ette valmistada selle jaoks. Mitte siis hakata valmistuma, kui kunagi on parem aeg võib-olla töökoha vahetamiseks. Ja siis ka mingi julgus muuta või julgus ettevõtjaks hakata või julgus investeerima hakata. Ja ettevõtjaks hakkamist ma kõikidele ei soovita, sest ma näen, et see on päris nagu selline stressirohke ja nõuab hästi, töökohal on mingis mõttes mugavam, aga lihtsalt see töö tuleb leida selline, mis sulle päriselt sobib ja vahel tuleb ülemusi vist treenida või välja vahetada, kui vähe nagu mõned ülemused ma olen kuulnud, on väga ebaviisaka käitumisega inimeste suhtes, see ei ole okei. Ja siis öeldakse, et tuleb valida selline seltskond, mis sind inspireerib, et nende kaudu ise ka tahta midagi paremat ja midagi rohkemat. Ja uskuda, et on palju rohkem võimalik, nagu jällegi tegelikult see on praegu natukene selle raamatu esitluse webinar, aga tuleb kuidagi see vanadusraamat ka sisse ja see tuli nimelt niipidi sisse, et üks mõte sealt, et vananemine ja kroonilised haigused, nende vahel ei pea olema võrdusmärki. Et need võivad olla kaks erinevat asja ja kui sa oled näinud sellist vanainimest, kes on terve tegelikult, aga lihtsalt vananeb, et siis samamoodi sa võid nagu rahaliselt hakata eristama ja eraldama mingeid asju. Ja selles mõttes käia seal seltskonnas, kus ollakse nagu positiivsemad raha suhtes näiteks või selle võimalikkuste suhtes. Vaatan vahepeal küsimusi ka. Olukorras, kus elan korteris ja puudub võimalus ise toitu kasvatada ja ka hoius puudub. Ma ei tea, kas ise toidu kasvatamine isegi on väga soodne tegelikult.
võib-olla mingis mõttes on mul alati, mul ema kasvatab toitu ja augustis mul alati kuukulud kukuvad tänu sellele, ma näen küll, jah. Aga ma siiski arvan, et selle peale läheb väga palju tööaega ja see on ka nii ja naa. Ja hoius puudub. Hoius on nagu üks esimesi selliseid kõige lihtsamaid ja turvalisemaid investeerimisinstrumente. Kahjuks tänapäeval ta ei anna ka eriti intressi. Kunagi ma käisin Aasias reisil ja siis üks võib-olla umbes 60-aastane mees ütles, et tema elabki oma hoiuse intressidest, aga siis Aasiast oli inglane, et ta Inglismaal ei oleks saanud selle rahaga elada, aga Aasias sellest täiesti piisas. Ja nüüd teades, et hoiuse intressid on kusagil 0,01 või midagi sellist, siis ma olen mõelnud ta peale, et kuidas ta nüüd elab. Et jah, siia lihtsalt kommentaariks see, et mina alustasin sealt samast kohast, et mul ei olnud tegelikult sissetulekut näiteks. Ja et see on võimalik, et lihtsalt see võtab kauem aega ja nõuab rohkem eneseusku ja nõuab õppimist ja sellisesse seltskonda kuulumist, kus on sellised inimesed, kelleks sina tahad ka saada ja mõelda, kuidas sissetulekut suurendada. Toiduga oli ka nagu COVID ajal ma vaatasin, et kuna ma piima ja liha ei söö, siis tegelikult sai hästi harva poes käia ja ma söön siis nagu teravilju, kaunvilju ja köögivilju. Et need on tegelikult päris soodsad, ma ütleks. Ja eriti kui valida mitte öko või osta oma naabrilt, siis kellel on võimalus kasvatada. Naabrilt või tuttavalt, ma ostan päris palju tuttavatelt talunikelt ka. Siis küsimus, mismoodi väljendus sinu läbipõlemine ja mida sa tundsid, kui olid läbi põlenud? Palun jaga kirjelda seda olemust sinu tundmisel. No, natuke see on selle raamatu alguses kirjeldatud. Ma ise nimetan seda läbipõlemiseks, sest lihtsalt ma jäin kopsupõletikku ja pärast seda ja kopsupõletiku kohta öeldakse ka, et nii kaua, kui see kopsupõletik kestab, sellest taastumine võtab 2 korda kauem. No, mul võttis rohkem kauem, sellepärast, et ma olin kuskil aasta aega kella 2 või 4 öösiti töötanud, sest ma lihtsalt ei näinud muud võimalust ja ma ei soovita kellelegi. Selles mõttes, et mu laps oli 4-aastane ja ma olin lihtsalt alustav ettevõtja samal ajal. Et ma arvan, et väikese lapse ema ja alustav ettevõtja olemine koos, kui mõned on mult küsinud, et kas nad peaks alustama, siis kui vähegi võimalik, siis mitte. Sellepärast, et sa ei saa mingi natuke, et nagu alustav ettevõtmine ei ole passiivne sissetulek ja nagu ma selgitasin, see ei ole üldse sissetulek. Ja ühel hetkel, kui su tervist ka ei ole, siis on nagu täis jama tegelikult. Et see hirmutas mind nii ära, et ma tegin oma rahaasjad täitsa korda. Ma olin enne siis nagu, ma olen küll majandust õppinud, aga millal see oligi, umbes 11 aastat tagasi ma õppisin joogaõpetajaks ja olen sellest ajast peale siis vabakutseline selline joogaõpetaja olnud ja hästi palju selliste vaimsete teemadega tegelenud või nagu niimoodi kulgenud ja hästi palju kirjutanud ja sellist ja sellest valemist nagu raha välja jätnud kuidagi, et see ei ole nagu vaimne või kuidagi. Et siis täna ma tean, et mida rohkem mul endal raha on, seda rohkem ma tunnen, et ma saan ja tahan teisi aidata. Ja need inimesed, kellel on vähem raha, neil on nagu stress, nad jäävad kergemini haigeks, eluiga on tegelikult lühem, et on kõik põhjused selleks, et võib küll olla inimväärne sissetulek, et lihtsalt palju rohkem osaleda oma elus ja anda ka teistele, sest see tuleb minu jaoks nii loomulikult, et kui mul enda tass on täis, siis mul on nii lihtne, nagu see ajab kohe üle. Aga ja kuidas see siis tundus? Ma ütlesin, et see taastumine kopsupõletikust kestis mul kauem, et ma olin umbes 6 kuud niimoodi, et kella 8 päeval ma olin täitsa läbi ja väsinud omadega ja jaksanud mitte midagi. Et see oli hästi hirmutav, sest mul on muidu nagu väga-väga palju energiat. Ja nüüd näiteks ka, et kui näiteks ühel päeval märkasin kell 6 ja tegin selle päeval 3 koolitust ja jõudsin veel õhtul kell 10 koju tagasi ja siis tegin veel mingi veebikonsultatsiooni. Et
et mul niimoodi energiat praegu. Ja 7 tundi sõitsin autos sellel päeval või nagu juhtisin ise, et see on minu jaoks normaalne, mitte see, et ma kell 2 nagu ära vajun. Ja sellepärast see oli hästi hirmutav ja kuna see kestis nii kaua, nagu ikkagi nagu kuude kaupa, siis see hakkas saama selliseks uueks normaalsuseks ja ma mõtlesin, et appikene, et mis ma olen endale teinud ja kui hirmutav. Et igasuguseid mõtteid, mis ka tundsin, kuidas mõni mõte kehas oli nagu tekitas sellist lõdvestust ja mõni mõte tekitas nagu, kui ma mõtlesin endale diagnoose näiteks välja, et see tekitas siukse tunde. Ja sellepärast ma tean, et mõtted on nii olulised ja samamoodi raha teemal. Ja eks ma sellepärast ka võib-olla tervist ja raha ka seostan, et kui on tervist, siis on lihtne raha teenida ja kui ei ole tervist, siis on vaja, et oleks midagi, mis kannab nagu rahaliselt. Ja pigem see minu õnn oli see, et kopsupõletik ei ole kuidagi ebamugav või ma ei tea, nagu valus või kuidagi kannatuste rohke, et ta on lihtsalt nõrkus ja tegelikult ma naersin väga palju sellel ajal ka, sellepärast, et see oli lihtsalt nii naljakas krõvin. Mul polnud kunagi sellist krõvinat olnud nagu vanal suitsetajal, nagu vanal korstnal, nagu, et ma ei suitseta loomulikult. Et selles mõttes see oli okei, et ma saingi oma mõtteid mõtelda lihtsalt seal nagu voodis olles. Et mul ei olnud muid kannatusi seal juures ja sellepärast oli see hästi selline taipamiste rohke koht. Ja need ajab juuksed halliks see, mis summad me lihtsalt ära sööme, kui valida puhast toitu ja see on kulukoht, mida tahaksin väga vähendada. Ja mulle tundub, et kui ma ei tea, kui palju sa vähendanud juba oled, et kui teha ise süüa nagu päriselt, nagu päris porganditest ja päris brokolitest ja päris asjadest nullist peale, siis ei ole väga kallis, aga siiski on. Et kallimaks teeb kohvikus söömine ja kallimaks teeb poolvalmis toitude ostmine ka. Ja hoius ei puudu, mul läks esimene kommentaar lihtsalt poolikuna teele, et toidu hoiustamise võimalus puudub. Jah, aga tegelikult on Eestis küllalt palju neid talunikke, kellel on see võimalus ja neil on nii hea meel, kui nad saavad müüa sulle. Paolo küsib, millised on su mõtted seoses pererahakotiga naise ja mehe rolli osas? Mul ei ole väga palju kogemusi selles osas. Ma arvan, et see peab õiglane olema. Nii kuidas mõlemale tundub okei selles mõttes. Ja see ongi ju, see oleneb ju nii palju sellest, et mitu last emal on või kas on lapsi või kellel on suurem palk või ma arvan, et seal peaks natuke proportsionaalselt olema sellist, kellel suurem sissetulekut, sellel ka suuremad kulud. Aga nagu ma raamatuski ütlen, et kui näiteks mehel on võimalus korteri laenu maksta ja naisel on võimalus korteri näiteks üürikulusid või selliseid igakuiseid kulutusi maksta, siis see on ka ebavõrdne. Saate raamatust teada, miks või selgitan. Sellepärast, et kui mees maksab laenu, siis saab iga laenumaksega korter natuke rohkem tema omaks, aga naisel, kui ta maksab ainult üürikulusid või ka vastupidi, lihtsalt see oli praegu, see on tavaliselt, võib see nii olla, niipidi. Aga naine maksab lihtsalt raha õhku põhimõtteliselt. Sellest see kulus lihtsalt ära, elekter, vesi, soojus ja sellest ei teki seda väärtust. Et siis peaks see olema õiglasemalt jagatud, nii et ka iga kuuga saab ka naine aina rohkem selle korteri omanikuks nagu juriidiliselt ka või siis on seal nagu täpsed kokkulepped. Ja see on juba väga triki ja eraldi peatükk on ühelt psühholoogilt, terapeudilt, pereterapeudilt raamatus, et kuidas siis paari suhtes rahast rääkida, sest see algab ka hoopis sellest, et räägi lapsepõlvest, nagu räägi, mida raha sinu jaoks tähendab.
ja kas mind toetas keegi läbipõlemise ajal materiaalselt või pidin täitsa ise üksi hakkama saama? Ma elasin lapsega kahekesi ja mul olid säästud ja need toetasid ja eks mind oleks toetanud ka lähisugulastest keegi, kui ma oleks selles mõttes valge lipu nagu päriselt tõstnud. Aga mul ei olnud nagu nii karm, et pigem oli see karm oli lihtsalt see taipamine, et niimoodi ma ei saa ja ma ei taha endale seda, et ma ei taha, et see korduks nagu mitmes mõttes ka üldse nagu tervise mõttes, aga ka raha mõttes ei korduks. Ja uue ajastu jõukas, ma lubasin öelda 8 asja ja mul tuli, 8 tuli, vahepeal tuli 10. Koonerdab teadlikult. Ehk siis nagu ma ütlesin, meile eestlastele see säästmine on hästi tuttav selline ja siuke nagu kivemaik käib sellega tavaliselt kaasas, et me ei saa endale seda lubada ja see on mingitele teistele inimestele ja see on kuidagi lapsepõlvest peale. Aga minu meelest uue ajastu jõukas koonerdab täiega, aga lihtsalt näiteks, kui ma nagu Selveris jalutan, ma ostan sealt kassiliiva ja kassikonservi ja siis laps tahab sealt ühte mandlipiima, nagu mingid paar asja, mida ma sealt poest ostan. Ja ülejäänud asjad on minu meelest kõik nagu kelle jaoks või me hoiame hinge kinni, kui me lähme läbi selle kodukeemia riiulite näiteks, kui me peame sealt läbi minema või sealt lähedalt. Et on väga-väga palju selliseid asju, mida mis on nagu ohtlikud tegelikult kasutada nagu tervisele või ütleme, see uue ajastu jõukas loeb kõik need etiketid läbi ja teeb hästi teadlikud valikud. Nagu karastusjookide riiul minu meelest või need, kui pikad nagu need on. Ma ei osta sealt kunagi midagi. Seda juba kuulsid, et ma ei osta ka piimatoodetest ega lihatoodetest midagi. Ma söön kala ja ma ostan selle põhimõtteliselt naabrinaise käest selle kala. Et selles mõttes väga paljusid asju, mida müüakse ja mille kohta jäetakse meile mulje, et meil on neid vaja, neid ei ole tegelikult vaja. Siis on hästi palju see, ja eriti toidu juures, aga ka muidu loomulikult ja naistel eriti riiete juures, igasuguste asjade ja iluasjade juures on nagu see emotsionaalne pool, et mida me kõike tahame kompenseerida, kui me ostame endale selle ilusa asja nagu. Et see kõik jääb ka uue ajastu jõukal ära, sest on käinud nii palju teraapias, et mul ei ole vaja bromeerida ennast nagu mingite selliste tasuliste asjadega või ta mediteerib ja ta ei vaja hommikust kohvi näiteks või mina näiteks ka, et see on võimalik. Ja ma ei vaja näiteks magusat või maiustusi ja see on ka võimalik, et väga-väga paljud asjad, mis meile müüakse, seda ei ole üldse nii vaja. Ja näiteks hambapasta, see on ju mingi tuntud õpiku näide kuskilt turundusõpikust, et need, kes hambapastat tootsid, mõtlesid, et kuidas saaks niimoodi teha, et inimesed kasutaksid rohkem hambapastat. Et 2 korda päevas nad juba pesevad hambaid. Et mis me veel saame teha ja siis nad tegid selle hambapasta tuubi otsa suuremaks. Ja inimesed hakkasid palju rohkem hambapastat kasutama. Nii et nad said 1 tuubi asemel kuus müüa inimestele 2 tuubi hambapastat. Ja mina olen teinud aastate jooksul eksperimenti, kui vähe see hambapastaga on võimalik hambad ikkagi ära pesta. Et ma ei tea, proovi, aga pead muidugi vaatama enda järgi, on ju. Aga lihtsalt nagu sellised asjad, et mis me tundub normaalne, tavaline, kõik teevad, aga võib-olla see ei ole üldse vajalik. Et selles mõttes mingid asjad täiesti niimoodi üle vaadata ja sealt peaks leidma kokkuhoiu kohti. Ja siis need staatuse sümbolid, mis on just eriti, ma elasin Saksamaal 2001. aastal, 2001–2003 ja see oli selline aeg, kui Eestis just mõnedel inimestel hakkas hästi minema juba lõpuks ja oli selline nagu ülemineku ühiskond, nagu öeldakse. Ja mis tähendas, et meil oli ja mu saksa sõbrad nagu imestasid, et Kalamajas olid majad hästi lagunenud ja nii, aga maja ees olid sellised Mercedesed, et need meie ühiskonnas on nagu staatuse sümbolid, mille järgi vaadatakse, et kui hästi kellelgi läheb ja et see on auto ja maja ja nii. Aga tegelikult maja ei pea üldse suur olema või auto ei pea üldse olema. Ma ei tea, minul on ja mul on praegu auto 2 nädalat remondis ja väga raske on ausalt öeldes, et ma olen täiesti autosõltlane. Aga et mu elustiil on nagu auto ümber niimoodi kujunenud, aga teoreetiliselt, ütleme, kui ma kesklinna pool elaksin,
siis on ju tegelikult praegu väga soodne endale rentida neid citybiisid või siis kui lähed linnast välja, siis rentida auto ja see on palju odavam tegelikult kui nagu auto kogu selle vastutusega ja kogu selle talvise lume kraapimisega. Et selles mõttes uue ajastu jõukas ei hooli staatuse sümbolitest. Ja ta ostab lihtsalt seda, mida vaja, mis on praktiline ja minu auto on väga praktiline, väike, kõik nurgad ära sõidetud, mitte vastu teisi autosid, lihtsalt nagu mitte, et ma ei hooli tast, aga mul ei ole nagu krampi selle autoga. Minu autos võib süüa jäätist ja kui ma luban mõnda suhkruvaba jäätist autosse, siis seda võib süüa näiteks. Ja siis see uue ajastu jõukas on oma sõnavaras puuduse tunde asendanud millegi muuga. Nagu ma rääkisin seda näidet, et mul lihtsalt juhuslikult tuli üle huulte, et mitte, et mul on vähe aega, vaid et mul on palju ideid. Ja see on siis nagu üldse puudusainet, mitte ainult raha teemal, vaid et sa märkad, et ka muid asju tundub, et see tass on nagu pooltühi kogu aeg, et aga võib-olla on tass pooltäis, et seda nagu muutust oma peas teha. Ja see uue ajastu jõukas omab vähem ja rendib rohkem, mis tähendab, et on hästi selline paindlik, et kui elufaas muutub või töökoht muutub, elukoht, siis tal on hästi kerge vahetada. Ma küll selles osas oleksin ikka selle poolt, et kodu on nii nagu vana aja inimesel, et on ikkagi enda oma, on füüsiline päris kinnisvara nagu siuke olemas. Et kodu ikkagi ei rendi, sellepärast, et kui sa leiad ennast seal kuskil 65-aastasena pensionile jäämas ja siis sa pead ikka veel üüri maksma ja Tallinnas, ma ei tea, mul sõbranna üüris 3 aastat tagasi korteri 750 €, nagu suht tavaline korter, 750 € kuus. Siis on nagu halb, on ju. See ei lähe nagu selle Eesti keskmise pensioniga kuidagi üldse kokku, on ju. Et selles mõttes, et sul oleks mingi koht, kus olla. Ja see ei tähenda, et sa oled siis laulatatud selle kodu külge nagu eluks ajaks. Et juriidiliselt oled, aga sa saad seda välja rentida ja ise mujal rentida, kui sa tahad. Et selles mõttes uue ajastu jõukas vaatab ka nagu, et ta omab nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik, ehk siis kodu vähemasti. Ja tal on ülevaade oma kuludest ja sissetulekutest, midagi naised nagu natuke kardavad, et okei, minul on nagu selline erialane haridus, aga mitte kõigil. Ja selles mõttes need ülejäänud erialad või eriti loomingulised erialad ja sellised kunstilised ja kirjanduslikud erialad, need inimesed, kes on selle lõpetanud, natuke pelgavad numbreid. Ja mina ka siis, kui ma jooga inimeseks hakkasin ka natuke pelgama numbreid mingis. Või nagu mõtleme, et need ei ole olulised üldse. Kui 0 tuleb kokku, siis on okei. Ei ole. Mitte päris. Ja et on olemas ülevaade kuludest ja sissetulekustest. Et sa tead üldse, mis su rahakotis toimub. Ja see ongi nagu üks esimene samm, et oma rahaasjad korda saada, et sa tead, mis seal toimub. Ja uue ajastu jõukas võtab ohjad enda kätte. Näiteks ma lugesin, et tänapäeva noored on sellised, et kui nad lähevad kuskile tööintervjuule ja näevad, et selle firma samas liftis, kus ta just sõidab ja kuhu ta tööintervjuule läheb, sõidab selle firma juhatuse esimees, siis ta lihtsalt pistab käe kätte sellele inimesele ja ütleb tere, tutvustab ennast, ütleb, ma tulen teile varsti tööle. Et selline nagu proaktiivne või selline positiivne, aktiivne suhtumine. Ja samamoodi siis võib ohjad enda kätte võtta nagu rahalises vallas, et ei pea endale mõtlema, et investeerimine on keeruline või see vajab eriharidust või see vajab suuri sissetulekuid. Et ei ole nii, et investeerimine on väga lihtne, automaatne ka teatud tasemeni. Ei vaja suuri sissetulekuid, tehakse ka miinimumpalgast seda ja raha ei ole tabu või selles mõttes sellest võib rääkida, sellest võib kirjutada, seda võib arvutada. Ja mulle meeldib, et ühe sõbranna tütar sai 18 ja siis ta kuulas läbi kõik podcastid, mis teda huvitasid investeerimise teemal, tegi oma esimesed aktsiaostud. Ja kui ta boyfriend sai 18 paar kuud hiljem, siis ta juba kinkis oma boyfriendile aktsiaid. Ja selles mõttes see ei eelda eriharidust, see ei eelda mingit vanust peale siis selle, et 18, aga ma oma lapsele olen ka teinud
mitte siis aktsiaid ostnud, aga investeerinud raha LHV kasvukontole, kui vahel küsitakse, et mida ja kuhu. Ja uue ajastu jõukas valib oma tegevusala ja töötamise formaati ise. Et see ei ole see, et terve elu ühes töökohas, vaid niimoodi südame järgi või selle järgi, mis just huvitav tundub ja kellega koostöös tahab töötada. Ja sellises formaadis nagu sobib, et ta võib olla nagu FIE või selline vabakutseline, võib oma väikse firma teha, võib kuskile tööle minna, võib töötada 3 päeva nädalas. Täpselt nii, nagu talle just selle elufaasiga sobib näiteks. Vaatan nüüd, mis siin nüüd siis küsimusi on. Need olid nüüd 10 asja uue ajastu jõukast. Võib-olla sa noppisid endale ühe ja sa võid chati kirjutada, kas sa midagi leidsid enda jaoks, mida sa tahaksid muuta oma tarbimises või oma rahasse suhtumises. Palun räägi endale maksmisest, milliste protsentidega sina kõrvale paned endale maksad. No mul endiselt ei ole nagu sellist stabiilset palga sissetulekut või sellist nagu kuu sissetulekut, et ma saaks niimoodi protsendi öelda, et ta on pigem ikka see, et mis jääb üle mu kuu kulutustest. See ongi see, mis ma panen kõrvale. Ja praegu eks ma nagu ootan ja jälgin mingeid aktsiaid, aga olen ettevaatlik ka sellepärast, et investeerimise juures on see investeerimisperiood oluline või et kui sul on üle 10 aasta aega, siis sa võid rahulikult siia-sinna katsetada nagu raha panna kuskile ja vaadata, mis saama hakkab. Et 10 aasta jooksul ta võib-olla tõenäoliselt äkki ikka kasvab. Muidugi mitte kõikides firmades. Et sa pead uskuma sellesse firmasse näiteks, kui aktsiatest rääkida. Aga kuna mina tahaksin, laps läheb esimesse klassi ja see tähendab, et me vahetame ka elukohta ja see tähendab, et me tahame ühte tuba juurde, et meil on selles mõttes selline elumuutuse aeg, et siis ma ei investeeri praegu raha niimoodi kuskile, mul on vaja kuskil poole aasta pärast või niimoodi, et see raha oleks alles. Et siis mul on praegu pigem nagu mingid rahad on nagu ootel ja siis ma regulaarselt kannan 50 eurot kuus oma 3. samba pensionisse ja 50 eurot nädalas LHV kasvukontole. Ja lapsest ka 40 eurot kuus LHV kasvukontole. Et firma alustamise kiirendus vajab ikkagi enda täiega väljapanekut ja pingutust. Kuidas see ikkagi võiks toimuda, kui ütled, et 70 tundi nädalas ei ole soovitatav? Ja 70 tundi nädalas, kui see on 10 tundi päevas, kui ei ole väikest last, siis on see tehtav tegelikult ja tõenäoliselt umbes nii peabki tegema. Mis ma ise olen, ma arvan, tavaliselt valesti teinud oma ettevõtluste juures on see, et kuna ma ei ole saanud endale palka maksta, siis ma ei ole raatsinud kedagi endale appi võtta või ma ei ole nagu mul lihtsalt see matemaatika ei läinud kokku, et kuidas ma saaks kellegi endale appi võtta, kui mul pole endalegi maksta. Tegelikult tuleb leida see võimalus kuidagi maksta sellele teisele inimesele, et tema teeks suurema osa mingit sellist tööd, milles sa ei ole parim või mina näiteks ei ole parim. Näiteks ma rääkisin Exceli tabelitest, et kui see teine inimene teeks Exceli tabelid, siis oleks näiteks hoopis parem ja ma vaikselt olen seda muutmas ja praegu mul on assistent näiteks, aga see assistent tuleb võtta enne, kui sa läbi põled. Et kui nagu otsustada, et see on turvaline võtta see assistent just selle jaoks, et sa ise ellu jääksid ja ise saaksid teha seda kõige magusamat osa oma sellest firmast, seda, mille pärast sa üldse seda firmat hakkasid tegema. Ja siis on okei. Ja siis, kui väikest last ei ole, siis 10 tundi päevas on, ma arvan, ka täiskasvanud nagu tervele inimesele tehtav enam-vähem. Või vähemalt mingi perioodi on ju. Ja siis peab vaatama, et paarisuhe ka ei kannataks on ju. Kuidas ma tegin oma rahaasjad korda, millest ma alustasin? Ja millised on passiivsed sissetuleku allikad? Järgmine osa ongi meil tegelikult, mis on need lihtsad sammud, kuidas teha rahaasjad korda. See algab väga-väga lihtsalt, et see ongi lihtsalt
oma kulude üleskirjutamine. Ja ma ei olnud seda teinud umbes 10 aastat või rohkem. Ma olin seda teinud tudengi ajal ja millalgi nagu väga igapäevaselt ja aastast aastasse. Ja siis ma millalgi jätsin selle unarusse lihtsalt, see ei tundunud huvitav. See oli sama ju kogu aeg. Aga tegelikult mingite elumuutuste ajal tasub seda teha. Ja kui kohe ütlen. Ja tegelikult tasub seda teha kogu aeg, öeldakse, sellepärast, et kui sa ei tee, siis 10-15% kulutad sa rohkem sellepärast, et sa lihtsalt ei kirjuta üles ja siis lihtsalt raha läheb lappama nagu kergemini. Kui sul on kogu aeg kuklas see, et ma ju kirjutan selle üles, siis mingid asjad ei taha väga üles kirjutada ja sellepärast sa jätad selle ostu tegemata. Nii. Esiteks kulud üles kirjutada ja siis analüüsida neid ka, et mitte lihtsalt üles kirjutada, vaid kuu lõpus nagu vaadata ka, et auč, meil läheb päriselt nii palju selle peale või et nii vähe selle peale. Et eks sa ise jagad need kategooriad ära ja mõni jagab ka nagu toidu sees näiteks, et maiustused ja alkohol ja sellist asjad. Kui sul on maiustused ja alkohol ka need, mida sa ostad, siis pane kindlasti kirja. Ja siis tuleks sissetulekuid suurendada. Ma ütlen, et need on 5 lihtsat sammu. Lihtne samm, aga mitte kerge, eks. Et see ongi oma tugevuste leidmine, oma oskuste arendamine, oma tarbimislaenude vähendamine või nagu nulli, kui on võimalik. Ja kodulaenu võtmine ja võti oli seal siis, et see on väike kodu ja kui sa vahetad elukohta, siis sa võid seda edasi üürida ja nagu välja üürida kellelegi. Ja siis iga nädal või kuu automaatne investeerimine. Nagu ma juba enda näite ütlesin, mul läheb kasvukontole ja mul läheb 3. sambasse. Ja 3. sammas on tulevas selle jaoks, et seal oleks hästi väikesed need väikesed teenustasud. Kellel on olemas 3. sammas võib käedusta, vaatan ka. Seda teate, et see aasta tasuks teha just veel 3. sammas, et on seadusandlikult kasulikum just praegu. Ja see on siis see, et kui sa 3. sambasse teed makseid, siis sa saad 20% tagasi riigilt tuludeklaratsiooniga. Et see on kõige lihtsam investeerimise koht ja sinna võib investeerida 15% aasta sissetulekust, mis su tuludeklaratsioonile läheb, 15% aga maksimaalselt 6000 eurot aastas ja minimaalselt minu meelest 6,75 eurot korraga või selline nagu väike raha, mis vanasti oli 10 eurot. Ja need olidki need asjad, mis ma tegin siis ka ise, et rahaasjad korda saada ja siis ka natuke oma säästud panin ka hoiustele ja aktsiatesse ja see tegelikult ongi minu passiivne sissetulek. Ja lisaks siis ka kasutan interneti võimalusi, näiteks teen e-kursusi ja niimoodi. Ja ma lubasin loosida ka, ma vaatan, kes on küsinud midagi, loosin välja. Praegu saate ka veel midagi kommenteerida või küsida. Ja see tänane pakkumine sellele raamatule on selline, et raamat on 17 eurot, saatekulu on 3 eurot ja selle eest sa saad raamatu 300 lehekülge ja saad 3 veebiseminari, mis on tehtud Liisi Kirhiga, kes on üks Eesti kõige ägedamatest finantsvabadest naistest, kes ka siis seob finantsvabadust just nimelt minimalismiga ehk siis sellise lihtsama eluga ja lihtsamate rõõmudega ja väiksemate kulutustega eluga. Ja seal saab siis ka konkreetseid soovitusi, mida raamatus ma nagu konkreetseid firmasid ei maini, sellepärast et firmad muutuvad ja toodete nimed muutuvad, et seal webinarides on just selline muutuv asi, aga praegu veel aktuaalne kõik on sees. Ehk siis sa saad raamatu ja 3 webinari. Kui sa praegu tellid
ma vaatan, kas ma saan selle poe lingi ka panna ja siis panen siia oma veebipoe lingi ja loosin siis ka Lee, kes küsis, mis on sinu investeerimisteekonnal olnud suurimaks üllatuseks? Üllatuseks on see olnud, Lee, kirjuta mulle merit@hingelepai.ee ja sa võidad raamatu ja ma saadan selle sulle. Ja üllatuseks on olnud see, mis on webinari nüüd need viimased osad, mis ma tahtsin rääkida. Et 3 põhjust, miks investeerida ja 1 põhjus, miks mitte investeerida. 3 põhjust on siis need, et pensioni jaoks. Ja mu raamatus ka kirjutab üks ekspert sellest, et teadlased on kindlaks teinud, et pensionil olev mina tundub mulle võõras inimene, teine inimene ja me teise inimese jaoks tegelikult nagu raha koguda ei taha nagu hästi või tundub nagu imelik või ebavajalik või selline nagu praegusest hetkest ju naudingute vähendamine, kui me kellelegi teisele maksma hakkame. Ehk siis mina ise pensionil, ehk siis sina ise pensionil tundume me endile, tundub, et see on teine inimene, võõras inimene. Aga pensionil on tegelikult kulud ju päris suured nagu tervisele ja kui nüüd tahaks nagu lääne pensionär elada, et reisida või midagi ka. Kohe. Ehk siis pensioniraha peaks olema 80% meie harjumuspärasest sissetulekust ja kui riigi peale ma ei tea, kui palju saab loota, et loodame, et saab loota, aga mulle tundub, et enda peale peab kõige rohkem lootma ja selleks, et sellest nagu ümber saada sellest, et pensioniks kogumine on nagu võõrale inimesele kogumine, selleks tuleb see lihtsalt ühe korra ära otsustada ja siis automaatselt need maksed teha, nii nagu ma rääkisin, et mina teen kord kuus lihtsalt automaatse makse. Ja aasta lõpus, kui ma vaatan, et mul tegelikult ikkagi suuremad sissetulekud, siis ma teen veel ühe. Nii et 15% ulatuses mu sissetulekust oleks ikkagi 3. pensionisamba sissemaksed tehtud. Teiseks investeeritakse tööpauside jaoks, mis on näiteks siis, kui sa saad lapse või siis, kui sa pead hoolitsema oma pereliikme eest või kui sa lihtsalt tahad nagu rõõmuks võtta 1 aasta vabaks või mingid kuud või mingi aja vabaks, et sul oleks manööverdamisruumi. Ja minu meelest on investeerimise poolt ka see, et see annab enesekindlust. See, kui sul on rahaline puhver, annab sulle enesekindlust ja see, kui sa oled õppinud mingid uued oskused ära, see, kui sa tead oma raha asju, juba see ainuüksi annab enesekindlust. Et sellise nagu parema hoiaku, mis ka hakkab magnetina tooma su ellu paremaid võimalusi. Ja siis üks miinus, see, mis siis ongi vastuseks Lee küsimusele, et investeerimisteekonna suurim üllatus, et see on riskantne. Et see päriselt ka on, et seal on lihtsalt erinevad, isegi see 3. sammas, ta ei ole kindel või keegi ei anna sulle nagu eestlase ausõna, et see kõik nagu lõpuni välja veab kuni meie pensionini, sest me ei tea, mis täpselt saab majandusest, me ei tea midagi. Ja see ongi see kõige suurem asi, mille pärast ei tehta ka siis nii julgelt neid investeeringuid ja mille pärast mehed on natuke uljamad ja investeerivad julgemalt ja saavad ka rohkem tulu ja ilmselt ka rohkem kaotusi, nendest me ei kuule lihtsalt nii palju. Ja naised on ettevaatlikumad investorid ja naised eelistavad hoiuseid ja mehed eelistavad ettevõtlusvara ja aktsiaid. Ettevõtlust ja aktsiaid. Ja need on päris nagu stressirohked. Ja mina olen samamoodi raha nii võitnud kui ka kaotanud ja loodetavasti võib-olla rohkem võitnud, aga see on olnud siis sellised nagu halvaks üllatuseks on see olnud. Kas salvestust on võimalik uuesti kuulata, vaadata? Vastus on jaa. Ja vaatan. Paula küsib ja võidab teise raamatu siis, selle sama raamatu Paula
kes küsis, et kas oskad soovitada häid variante, kuidas oma väljaminekuid kirja panna käsitsi, äpp, muu viis. Paula kirjutas siis mulle merit@hingelepai.ee, et sa võtsid raamatu ja selleks on variante. Tudengina ma tegingi käsitsi, praegu ma kirjutan Excelisse, mida ma just rääkisin, et ei armasta nii väga, aga armastan ikka. Ma kirjutan kord päevas lihtsalt sinna tänased kulutused üles ja ka tänased tulud, kui neid on olnud. Ja selles mõttes on hästi lihtne, et nagu kulud, nagu ma enne mõtlen välja, et toidukulud ja väljasöömise kulud, autokulud ja autoremondikulud, kodukulud ja koduparenduse kulud, need on nagu minu ja lapse kulud ja kosmeetika ja riided ja eneseareng ja tervis. Need on nagu mul üks, sul võib olla eraldi, kui sul näiteks kulub tervise peale rohkem või kui sul ja see on mu lemmikrida, see eneseareng ja tervis, sinna ma võin panna väga palju raha, väga hea meelega. See on minu investeering ja selles mõttes investeeringud ongi nagu, kui sa tervisesse investeerid, see on väga-väga õige koht ka. Ja siis ongi. Ma loen lõpetuseks veel näiteks paar lehekülge ja meelelahutuse osas vastan ka veel, räägin veel pakkumise. Saad raamatu, saad 3 webinari. Esimene webinar on finantsvabadusest Liisi Kirhiga, teine on Liisiga kõige lihtsamatest ja lollikindlamatest investeerimisviisidest, ehk siis 3. sammas ja LHV kasvukonto. Ja 3. on kõikidest investeerimisinstrumentidest, ka nendest, millest siin raamatus juttu ei ole, näiteks kullast või mina kirjutasin siin ainult nendest, millega minul on kogemust. Ja loen sulle Sääst loob ruumi. Pealkirjaga Säästmine on nagu piimahammaste pesemine. Lapsele, kel on esimene piimahammas lõikunud, ei anta hambaharja kätte, mitte erilises lootuses seda hammast pesta, vaid puhtalt harjumuse tekitamiseks. Selleks ajaks, kui laps hakkab kõike sööma ja hambad vajavad päriselt pesemist, on pesemine talle juba loomulik harjumus. Samamoodi on säästmisega. Kui pole just ülemäära suurt sissetulekut, tulebki päriselt säästa euro või paari kaupa kuus. Lihtsalt harjumuse pärast, just nagu väikese esimese piimahamba nurgakese harjamine. Kui tulevad juba nii-öelda päris hambad ehk suuremad sissetulekud, on hea harjumus juba juurdunud ja tundub loomulik midagi kõrvale panna. Sellepärast õpetatakse säästmist juba lastelegi. Ainult, et hoiupõrsa puhul ei räägita inflatsioonist. Paljud inimesed koguvad sellepärast siiamaani hoiupõrsasse või hoiukontole. Aga seal väheneb raha väärtus aasta-aastalt. Aga mida mõistlikumat oma rahaga siis teha, selleni veel jõuame. Esimene kord, kui ma täiskasvanuna teadlikult säästma hakkasin, oli tudengina Saksamaal 2001. aastal. Mul oli umbes 1000 eurot stipendium, aga ma elasin Hamburgis 2 miljoni elanikuga suurlinnas, kus see võimaldas vaid üsna tagasihoidlikku elu. Elasin isegi ühe Kasahstani tüdrukuga ühes toas. Et rentisin oma toast poolega veel välja. Paar kuud pärast kooliaasta algust kutsus mu kohalik Saksa pank mind finantsnõustamisele. Läksin puhtalt professionaalsest huvist, kuna paar kuud tagasi olin just lõpetanud pangatöö Eestis. Nad uurisid mu kontoväljavõtet mureliku pilguga ja soovitasid teha endale iga kuu alguses 100-eurone püsimakse. Säästa, kui mu kulud väga-väga kokkuhoidliku elu juures olid tegelikult olnud suuremad kui sissetulekud. Iga kuu oli mul senini 100 eurot puudu jäänud, mitte üle. Aga ma võtsin väljakutse vastu. Sellest sai kogemus, et see on võimalik. -100 pluss 100-ni. Sellised lood, aga ka nagu päris investeerimisest ja päris puusse panemisest ka. Näiteks, kui ma kord kogu raha panin aktsiatesse ja siis järgmisel päeval oli see kõik -10%. Praegu on mul aktsiates võib-olla umbes 5-6-7% rahast
Ja siis on okei, kui mul on näiteks Finnairis ka raha ja see on –85% praegu. Aga ma usun, et inimesed hakkavad ikka lendama ja kui see Finnair selle kriisi lihtsalt vastu peab, seda me muidugi ei tea. Ja küsimus, mis mulle meeldis, kuidas alustava uue ajastu jõukana muuta oma mõtteviisi meelelahutuse osas? Soov on ju teatris käia kontserdil, aga piletihinnad on päris korralikud. Kui ma kuulsin, et Eesti inimesed vaatavad 4 tundi päevas keskmiselt telekat, siis ma mõtlesin, et vau, et kust see aeg tuleb, et nii põnev. Tegelikult, et mul ei ole seda aega nagu väga ammusest ajast juba olnud või kuskil 17 aastat ma olen ilma telekata. Ja ka arvutit ei kasuta telekana, vaid õpin näiteks mingitel kursustel. Ja kuigi mina ise olen teatris käinud väga palju, näiteks tudengina ma kirjutasin üles, mulle meeldis üldse igasugust arvepidamist pidada, et ma tean, et ma käisin 100 korda aastas teatris. See tähendas siis igal 3. päeval ma olin teatris ja ma töötasin teatris ka. Algul koristajana ja pärast raamatupidajana, sest see oli lihtsalt mu lemmikteater. Ja kuigi mu kursakaaslased töötasid ministrite nõunikena ja hoopis teistel ametikohtadel, audiitoritena ja niimoodi, aga ma tahtsin just seda, mida mina tahtsin, nagu teatriõhku. Aga praegu ma vaevu jõuan, ma ei tea, laps on vist mu meelelahutus ja mul on maja taga mets. Mu jalutamine on meelelahutus, mu sõbrad on mu meelelahutus ja ma olen kogu aeg registreeritud vähemalt 3 e-kursusele, kus ma osalen. Et selles mõttes, ja neid on tasuta ka, et ma hästi vähe käin sellistele asjadele, sest kuidagi see õnnehormoonide tase on nagu heas kohas niikuinii või mingi selline naudingute tase. Ja ehk siis saab vaadata ja peaasi, et ei tekiks siuke piiramise tunne, et sellega ei käiks ringi, et aga ma ju ei tohi või ma ei saa endale lubada. Teatris nagu tudengina ka ma sain trepi peal istuda või läbimängud olid näiteks, mis oli üks päev enne esietendust, sinna sai sooduspiletit või kindlasti on mingeid selliseid võimalusi. Ja näiteks, jah, ma rohkem näiteid ei too, sest need lähevad võib-olla natukene imelikuks. Ja tegelikult meie aeg on läbi, et kui sa tahad, siis mina võin veel siia küsimusi vastama jääda. Et kui sa pead ära minema, siis aitäh sulle ja ma loodan, et saan sind oma raamatuga ka inspireerida. Ja raamatuga tuleb kaasa veel, ma rääkisin, et 3 seda veebiseminari. Lisaks tuleb veel 1 igapäevane meditatsioon, mis on selline, et milliseid mõtteid rahast ja elust ja küllusest üldse mõelda. Ja teiseks tuleb kaasa, ma räägin oma hommiku ja õhtu rutiinist, kuidas ma oma nagu aju häkin või oma selliseid prioriteete võlun. Et siis 2 sellist videot tulevad ka veel raamatuga kaasa. Eile just filmisin ühe nendest, nii et täitsa värske. Ja millise osakaaluga on jooga sinu elus, mõeldes sissetulekute suurust? No väga väike, sest ma teen joogatunde ainult kord nädalas ja et see ei ole nagu raha pärast, see on pigem mu enda pärast ja sellepärast, et nii tore, et mul on sellised inimesed, kes on 10 aastat mul seal joogas käinud. Swedbankal oli mingi kulutuste diagramm pangakaardi kulutuste alusel. Ja Swedbankal ma olen ka kuulnud ja nii et selles mõttes saab ka pankadelt seda abi. Reelika küsib, kas ma lõpetan need e-kursused kohe ja ei jää midagi venima. Kohe ei lõpeta. Venima jääb ikka ja nii ongi. Aga mul on ikka plaan need lõpetada, sest need on kõik valitud väga siuksed minu elu eesmärkide järgi või mis on mulle oluline või mida ma päriselt tahan teada saada. Ja kaua see pakkumine kestab raamatut ostes?
3 päeva ma kirjutan selle ka veel. Kas koolitusi saab ka eraldi osta? Põhimõtteliselt saab, ma ei ole seda veel niimoodi tehniliselt võimalikuks teinud, aga ma teen seda võimalikuks. Ja kas veel tahab keegi midagi öelda, küsida? Vaatan, kas mul endal küsimusi. Nii huvitav oleks kuulata üks mõte, mida sa siit said, kui sa selle chati kirjutad, et mida sa võib-olla tahaks muuta või mida sa kindla peale tahaksid muuta. See on teistele ka, et minule tagasisideks, et kas midagi muutus sellest, mis me siin rääkisime, aga teisest küljest on see ka teistele lugemiseks, et okei, et selline asi, seda võib mõelda. Ja, sest on terve nimekiri veel asjadest, mida ei ole vaja. Võib-olla ma teen kunagi postituse sellest, et ja sa teadsid, et dušikeeli ei ole vaja näiteks. Või nagu keha ei pesta seebiga põhimõtteliselt. Mina ei kasuta ka balsamit näiteks, sest ma märvin hennaga juukseid ja see on nagu juuksemask ja mul on lihtsalt juuksed nii nagu libedad või et ei ole vaja. Sellised tooted nagu WC õhuvärskendaja ja pesu pehmendaja ja pesu lobutusvahend, neid ei ole vaja ka osta. Kui sa midagi nendest ostad, siis proovi, mis oleks. Eve kirjutab, et mõte võib olla, et oman vähem. Ja e-tooteid on vaja teha. Ja, sest tänapäeval ju see poe tegeminegi on nii lihtne. Aga see on nagu oleneb, kas sa üldse tahad sinna maailma minna, kui sul on palgatöö, millega sa oled väga rahul, siis see on väga-väga hea, sellepärast, et sul on regulaarne sissetulek, millest on väga mõnus regulaarselt ju investeerida. Birgit kirjutab, et sain julguse olla vaba, et teen õiget asja, oma asja. Riina kirjutab, mul ei ole vähe aega, vaid palju ideid. Paar naist kirjutasid, et lähen LHV kasvukontot uurima. Raamatut lugedes jäigi küsimus, et tahaks alustada, aga kust täpsemalt. Ja pensioniealise enda peale mõtlemine muutus. Läksin juba panka 3. samba kohta uurima. Soovitan uurida ka tuleva.ee, sellepärast, et seal on teenustasud väiksemad. Ja praegu on tõenäoliselt hea aeg alustada, sellepärast, et esiteks 3. sammas sel aastal ongi õige aeg luua ja avada ja teiseks, et aktsiahinnad on madalad, et siis sa saad nagu oma raha eest neid praegu rohkem. Mitte aktsiaid, siis aga neid osakuid seal fondis. Ja kasvukonto juures, seal on võimalik valida vähemalt 6 indeksfondi, et siis ma soovitan vaadata ka nende teenustasusid ja kõige madalama teenustasuga on S&P 500, S&P 500, Standard & Poor's 500. Et sa võid vaadata, sest need on Ameerika 500 suurimat firmat, ehk siis see on põhimõtteliselt maailma 500 suurimat firmat. Enne webinari üks naine küsis ka eelküsimusena eetilise investeerimise kohta, siis see ei ole eetiline investeerimine, 500 suurimat firmat ei ole eetilised kahjuks. Aga loodame ja palvetame, et kõik firmad võtavad aina rohkem vastutust sellest, mida nad teevad, see läheb aja jooksul paremaks. See tarbimine ja tootmine. Maarja kirjutab, mina loobusin mingi hetk tagasi töölõunate ajal poes käimisest. Teen ise söögi kaasa kodus ja kokkuhoid on korralik. Lõuna maksumus 1,5 eurot versus 4,5 kuni 5 eurot. Anett kirjutab, loen just raamatut Sinu õigus rikkusele ja nii lahe, kuidas need teemad ellu voolavad ja mõttemustrid muutuvad. Ja oli ka nii palju on tuttavat mu enda elust, mis rääkisid. 3. sammas pani mõtlema. Sain julguse investeerida.
Olen loominguline kunstiinimene, joogaõpetaja ja sain palju innustust, justkui südame ja mõistuse julgem kohtumine. Mul on tulevas 3. sammas, kirjutab üks inimene. Minul on ka hea kuulamine ja palju, mida kõrva taha panna. Ja muudan kindlasti palju, kogu vestlus pani mõtlema ning hakkan vaatama põhjalikult, kuhu raha läheb ja miks. Uurin 3. samba asja. Raamatu soetasin ka omale ja ootan põnevusega. Kuidas ülluslikult mõelda ja hoida mõttemaailm koomal, LHV kasvukonto ja investeerimine, enda uskumused. Aitäh teile! Nii tore, sest ma tahan, et kõigil oleks vähemalt sama hea elada kui mul. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, käisin tööajal lihtsalt praegu metsas mustikate vahel palju jalu kõndimas. Eile mul oli sellest puuk ka, aga okei, et väiksed kulud on sellelgi elul. Ja mu tavapärane tööaeg on kuskil 50 tundi nädalas. Praegu koroona järgselt või sellest veel taastudes on mul 25 tundi nädalas. Aga minu tööaeg on mu enda valida, mu töökoht on enda valida ja ma tunnen, kuidas öeldaksegi, et see on nagu nii rahuldust pakkuv inimestele, kui nad saavad ise valida ja töö sisu ka, on ju. Kuigi mul on ka selliseid asju, mida ma pean tegema ja mida ma ei oska teha ja mis tõmbavad mind nagu pingesse. Aga siis ma lihtsalt tean, et kuna mul on nagu ikkagi väga piiratud tööaeg, siis mul ei ole aega nagu edasi lükata seda, ma pean selle asja ära tegema, siis ma lihtsalt hingan sügavamalt, võib-olla hingan mitu minutit järjest ja samal ajal teen seda juba. Et Google aitab mingite tehniliste asjadega ja nii edasi, et saab hakkama ja praegu pean ka silmas mõnda aktsiat, et seda saab guugeldada, et eetilised nagu jätkusuutlikud aktsiad ja sellist nagu inglise keeles, et siis saab vaadata, et mis firmad tulevad ja siis saab oma järeldused teha, et kas sina usud sellesse firmasse näiteks. Et mul on näiteks mingid vegan firmad või sellised, mis on minu jaoks huvitavad, sest ma ise elan sellist elustiili. Ja aitäh teile ja loodan, et saate ka õitseda oma elus ja lihtsalt igaühel on natuke erineva pikkusega see teekond, aga see on võimalik ja hoia head tuju ja head seltskonda. Aitäh!